Anija valla kultuurikeskus korraldas Kehra linnaväljakul jõulumeelse advendiaja alguse tähistamiseks traditsioonilise sündmuse. Astusid ülesse Kehra gümnaasiumi ja helilaulustuudio mudilaskoorid. Jõuluaja algus meenutab meile, kui tähtis on hoolivus, üksteise toetamine ja väikestest õnnestumistest rõõmu tundmine. Soovin teile kultuurikeskuse poolt ilusat esimest adventi ja kaunist jõuluaega. Mõnusat kontserti nautimist. Oma kõnedega astusid ülesse Anija vallavanem Riivo Noor ja Harju Jaani koguduse õpetaja Jaan Nuga, kellega koos süüdati ka advendiküünal. Kui ma siia sõitsin, siis meenus üks suhteliselt vana lugu juba ühest toredast väiksest noormehest, kes ütles, et esimesel advendil ütles, et ta on väga-väga õnnelik. Minu küsimuse peale, et mis seda õnnelikuks teeb, ütles ta, et kui nüüd hakkavad käima päkapikud ja siis tuleb jõuluvana. Ma arvan, et meil täiskasvanutel on palju õppida oma lastest, seda siirast, vahetut ja rõõmu väikestest asjadest. Seda võiksime ka ise kogeda, tunda ja seda ka välja näidata. Jõuludaeg on selline aeg, kus võetakse korraks aeg maha, vaadatakse tagasi, võib-olla mõeldakse, mis edasi teha, mis järgmisel aastal teha ja ollakse koos oma lähedaste perede ja kõige kallimatega. Soovin teile täpselt sellist ilusat advendiaega, nagu te oma kõige paremates fantaasiates oskate ette kujutada. Et oleks teie toad täis piparkoogi lõhna, kuuma glögiauru ja naeru, rõõmu ja õnnelikkust. Aitäh teile ja ilusat esimest adventi! Kui Jumal lõi vaba tahtega inimese, siis teadis ta juba algusest peale, et inimene valib ka valesti, toob hävingut endale ja teistele. Ainus viis inimest päästa on ohverdada iseennast. Jumal andis kõik. Kui meie suudaksime tema jälgedes käies oma isekusestki loobuda, kui suudaksime teha kingitusi ilma tänugi vastu ootamata, see oleks juba